Raadio 2 spordiuudistega eetris Igor ja Rostislav Sumost. Jaapani sumoliidu juht Hanare Korormaa teatas, et nad otsustasid jätkata ka kokkuleppematšidega seotud sportlastele palga maksmist. Arutasime juhatuses, kas oleks õige kokkuleppematšidega seotud sportlastele palka maksta või mitte. Otsustasime siiski palkade maksmisega jätkata, kuna me pole veel otsustanud, kuidas me neid karistame. Edasi jalgpallilainel. Vähemalt 3 penaltit 4 olid õigustatud, vaid Bulgaaria esimene oli selline 50-50, ma ei usu musta mängu. Nii kommenteeris siis Eesti-Bulgaaria kohtumist Eesti mõlemad penaltid sisse löönud Konstantin Vassiljev. Jalgpallilainel jätkame. Ungari ajakirjanikud tuvastasid Eesti-Bulgaaria kohtumist vilistanud kohtunikud. Lisaks sellele, et neil polnud FIFA litsentsi, oli märkimisväärne tõsiasi, et ka Madjarite maal on vilemehed üsna marginaalsed tegelased. Peakohtunik Kolos Lengei tohib Ungaris vilistada kas 3. või nõrgemate divisionide kohtumisi. Sama õigus on ühel abikohtunikul János Šákil. Mängu teine abikohtunik Kristjan Šelmeši tohib Ungaris vilistada ainult Budapesti divisioni kohtumisi. 2 nädala pärast Oslos suusaaladel MM-il suursoosikuna startiv Norra äss Peter Nordhug ei jäta midagi juhuse hooleks, loobudes isegi õlle joomisest. Norra ajaleht Andres Wiesen kirjutas, et 1. juunist pole 2-kordne olümpiavõitja Nordhug võtnud tilgagi alkohooli. Korvpallist ka 26 mängu on järjest kaotanud Cleveland Cavaliersi meeskond korvpalliliigas NBA ja see on ka ametlik maailmarekord. Ja nüüd lühidalt ka laskesuusatamisest. MK-etapil USA's Fort Kentis võitis meeste 10 kilomeetri sprindi norralane Emil Hegle-Svensten. Priit Vik sai 48. koha, Priit Narusk vastavalt 63. Danil Stepchenko 68. koha. Vahelduseks natuke ka jalgpallist. Madridi Real võib küll Hispaania meistrivõistlusel hoida FC Barcelona järel 2 kohta, kuid maailma rikkamate klubide edetablis on seis vastupidine. Ehk esikohal on Real ja Barcelona on teine. Real hoiab edetablis esikohta juba 6. aastat järjest. Ja lõpetuseks natukene ka jalgpallist. New York Red Bulls pidas hooaja esimese kontrollmängu alistades Mehhiko klubi Atlante pärast 0-0 lõppenud normaalaega penaltiseerias 4-3. Joel Lindpere mängis 45 minutit. Nii palju täna spordist, ilusat päeva teile! See on Raadio 2.